Võib öelda, et Herold võtab täna järje üle just samas kohas, kus eelmine lugu lõppes. Täpsemalt kutsub Herold meid täna Telliskivi loomelinnakusse ja teeb seal põneva ülevaatega selle kunstiinimeste lemmikkoha kujunemise loost. Muinsustervitus! Herold jutud on tulnud vanalinnast välja, kuid mitte kaugele, nõnda et vanalinna tornid siia veel paistavad, kuid siin on kiri Telliskivi loomelinnak. Miks Telliskivi? Sest see paikneb Telliskivi tänava ääres, aga tänav on oma nime saanud õigupoolest sellest, et kunagi oli siin tellisevabrik, mida enam ei ole, aga nimi on jäänud. Mitmel pool on siin üles seatud viidapostid paljude siltidega, mis näitavad erinevatesse suundadesse, et me võtaksime vaevaks üles otsida kohad, mis võivad meile huvi pakkuda. See Telliskivi loomelinnak hõlmab praeguse seisuga 10 hoonet, 250 mitmesugust institutsiooni ning siin on tööl 1500 inimest. Telliskivi loomelinnak on saanud üheks populaarseks paigaks Tallinnas, eriti nooremate inimeste seas. Meie praegu asume siin ja see must plokk on meie selja taga asuv restoran Lendav Taldrik, ka intrigeeriva nimega nagu enamus nimesid siin alal. Ja siit edasi järgmine plokk, kaheosaline, on ka väga populaarseks saanud fotonäituste paik Fotograafiska. Ja kui me vaatame neid vanu üüriti, siis me saame kohe aru, et see on lisatud ühtegu teist uut ja moodsat. Näiteks nagu Rubiku kuubikulaadne dekoor seal ühel katusel ja teisalt siis need tumedad konstruktsioonid, kus on ka see kiri Fotograafiska, see on uus ehitis lisatud vanale. Ja vaat sellisel kombel ongi õigupoolest siin balansseeritud vana arhitektuuri nii-öelda pärandit või seda jääkarhitektuuri, mis mitte alati pole kunstiliselt eriti huvitav, ja sellel on üht-teist lisatud. Siin jällegi jookseb läbi raudtee, sest kogu see alahoonestus on valdavalt rajatud siis, kui valmis Tallinna raudteejaam ja siia kanti ehitati raudteetöökojad. Ja veel pärast päris hilja, nõukogude ajal oli siin ka Liinini nimeline elektroonikatehas, kus tegeldi mitmesuguste pooljuhtide ja trafode ja selliste asjade ehitamisega. Ja kui need tööstushooned tühjaks jäi, siis kellelgi tuli siis geniaalne idee. Toome siia tühjaks jäänud ruumidesse loome inimesi, mitmesuguseid atraktsioone ja loomingulisi tegevusi. Nii on saanud alguse see Telliskivi loomelinnak. Äsja me olime loomelinnaku algusosas, aga nüüd me oleme selle väljaku teises otsas. Ja näete siin minu selja taga on üks tume hooneplokk, väheldane, millel on kiri Vaba lava. Ja siit algab teatrikeskus, millega liitub üks suur kollaseks värvitud vana tööstushoone, mis on siis etenduste jaoks kohandatud, nagu mitmed teisedki siin. Mida öelda selle ehitise kohta? Võib-olla arhitektoon, mis peab meile meenutama neid rauast konstruktsioone, mida rakendati siin raudteetehase tööstushoonete rajamisel karkassina, aga siin on see ära kasutatud täitsa vaimukalt näituste jaoks. Ja need fotod ei ole mitte noortest kaunitaristest, kelle laadseid me kohtame ajakirjade kaanepiltidel ja reklaamis, vaid need on juba küpsesse ikka jõudnud vanemad daamid, kes sellegi poolest säravad meile siit vastu. Ja need fotod näitusel aeg on teinud meie oma fotograaf Olga Maakina. Üks sissepääsudest Telliskivi loomelinnakusse Telliskivi tänava poolt on kõige igavamate majadega, mis on Telliskivi tänava ääres. Need on siis silikaltsiit kividest ehitatud 1960 aastate niisugused Hruštšovi ajastu hooned, aga neis on tohutult palju mitmesuguseid pindu
nii rendipindu mitmesugustele loovinimestele ja siinsamas edasi tuleb ka kunstigalerii 3 puud ja tagapool on ka laste mänguväljak spetsiaalne ning otse meie vastas on F-hoone, mis on üks kõige menukamaid kogu kvartalis. See on ehitatud raudtee töökojaks ja väga iseloomulikus laadis, mis jäi püsima kuni esimese maailmasõjani. Loomelinnakus me kohtame ka üsna palju graffitit ja tuleb tunnistada erinevat vanalinnast, kus see graffit on põhiliselt sodi ja reostus, on siin see tihtipeale ilmestav ja torestav, aga siin vastas on midagi koledat. Üks tohutu suur kahekorruseline tööstushoone, millel osal pole aknaklaasigi ees. See on niisugune hoone, mille puhul mõnigi kinnisvaraarendaja ütleks, et see tuleks buldooseriga maha lükata ja rusud viia kuskile teetammide täienduseks. Aga Telliskivi loomelinnaku erinevus tavalisest kinnisvaraarendajast ongi see, et siin kinnisvaraarendajad ja arhitektid mõtlevad, kuidas see vana hoone vääristada ja võtta ta kasutusele nii, et see vastaks praegustele nõuetele ja loomulikult see on diametraalselt erinev nendest vedurite, vagunite, elektrongide ehitamisest, mis ei tule enam kõne allagi. Aga loomisiha on kõikidel põlvkondadel ja see jätkub ka siin. Nii et juurdetulijaid siin on ja kindlasti mõne aasta pärast see koledik on saanud üheks toredaks ja paljude erinevate funktsioonide ja paljude erinevate ruumidega hooneks, mis pakub rõõmu meie inimestele ja külalistele.